oli see mingi pisikene odav nipstükk ja samas näiteks võõrkeeled said ikkagi suhteliselt kalli Euro pluss Reward nimelise keeleõppe tarkvara. Iseloomulik oli neil kõigile see, et ta tuli installida sul kõigile arvutitel, kui sul oli 20 arvutit arvutiklassis. Sa pidid selle CD-ga kõik need läbi jookma ja installima ja siis lootma, et kui tuleb järgmine operatsioonisüsteemi uuendus, et probleem selle lahendusega oli see, et esiteks kui tuli Windowsi järgmine versioon, siis see tarkvara enam ei töötanud selle arvuti peal ja teiseks siis kõigile ei jagunud neid CD-sid ja siis tekkisid litsenseerimise probleemid ja nii edasi. Igavene hunnik probleeme oli meil selle esimese põlvkonna tarkvaraga. Siis teise põlvkonnaga tekkis hoopis nagu teine lähenemine, et õpetajatel digioskused paranesid ja kasvasid ja õpetajad hakkasid ise materjale tegema ja leidma neid kuskilt internetist. Ja siis selle jaoks, et need materjalid jõuaksid nüüd teiste õpetajateni, sai siis ehitatud koolielu portaal, mis oli siis, ütleme, sellise vana raamatukogu loogika peale üles ehitatud, et säilikud tuli siis laadida sinna üles ja siis üleslaadimise hetkel küsiti teilt sellelt üleslaadijalt vaesikeselt 2 lehekülje jagu metaandmeid, lihtsalt selleks, et ta muutub leitavaks seal portaalis. Ja me muidugi arvestasime toona, et me olime juba koolitanud ju õpetajaid kui palju ja me teadsime, et 80%, 85% Eesti õpetajatest on nendest esimestest koolitustest kõik läbi käinud ja need oli põhjalikult 80-tunnised koolitused. Et siis me nagu rekendasime, et kui 10% õpetajatest paneb sinna koolielu portaali 10% nendest materjalidest, mis neil on kõvakettal olemas juba, et siis me upume õppematerjalide alla ja meil on nagu valida, ma ei tea, vektorite kohta 56 erinevat lehte ja presentatsiooni ja nii edasi. Ei juhtunud sellist asja, sest õpetajad millegi pärast ei taha teiste õpetajatega jagada oma materjale. Et kas on seal põhjuseks see, et eestlase rahvustoiduks on teine eestlane ja õpetajad kardavad kriitikat või õpetajad olid teadlikud sellest, et on näiteks piltidel ja ma ei tea, mingitel muudel jupikestel mingid copyright'id võivad küljes olla, et kui sa kasutad luba küsimata kellegi teise tehtud mingit pilti või skeemi või joonist seal enda materjalis, et siis põhimõtteliselt sa rikud sellega seadust. Ja igal juhul, mis iganes see põhjus oli, 5 aastat peale seda, kui koolielu püsti sai, oli sinna juurde tekkinud ainult mingisugune suurusjärgus 4-5 tuhat õppematerjali. Ja teine asi oli see, et nende õppematerjalide kvaliteedi kontrollimiseks, sest absoluutselt iga õpetaja sai sinna materjali üles laadida. Kvaliteedi kontrollimiseks kulus aastas 2 korda rohkem raha, kui me kasutasime koolielu portaali arenduseks. Sellest hoolimata kuulsime kogu aeg kriitikat, näiteks mu oma kolleegid siin ülikoolis didaktika õppejõud ütlesid, et meie oma tudengitel ei soovita mitte kunagi külastada koolielu portaali, sellepärast, et seal on liiga palju ebakvaliteetseid materjale. Nii, ühesõnaga mingil hetkel siis me saime aru, et see süsteem ka ei tööta. Kõige hullem oli see, et me olime arvestanud, et kõik õppematerjalid, mis toodetakse riigi või siis maksumaksja või Euroopa raha eest, et need nagu automaatselt maanduvad sinna, sellesse portaali. Ei juhtunud. Massiliselt oli uusi suuri projekte, näiteks mingil hetkel tehti erivajadustega õppijatele suur komplekt veebipõhiseid materjale, mis pandi lihtsalt mingisse portaali ja keerati see portaal lukku. Ja selleks, et sinna kasutaja tunnust saada, pidi e-maili saatma kellelegi kuskile. Minul näiteks kulus vastuse saamiseks sellelt kellegi üle nädala. Ja siis ma lõpuks ikkagi sain selle, aga need olid lihtsalt mingisugused veebilehed ja meie algne idee oli see, et sa lähed koolielu portaali ja sealt teed otsingu ja siis saad kõik kätte, mis üldse on, mida Eesti õpetajad kasutavad. Ei juhtunud. Ja, et me arvasime, et põhiviga on selles, et me olime eeldanud,
et autorid ehk siis teised õpetajad ja riigi poolt kinni makstud mingisugused autorid ja eksperdid ja ülikoolide inimesed, et nad on huvitatud teiste õpetajatega oma materjalide jagamisest. Et nüüd oli meil täitsa selge veendumus, et nad ei ole huvitatud ja siis me hakkasime uurima, mida õpetajad tegelikult teevad, kuidas nad tegelikult materjale jagavad. Selgus, et massiliselt õpetajad tegelikult teevad ise õppematerjale veebipõhiselt, mis on avalikult veebis kättesaadavad. Nad lihtsalt ei ole leitavad koolielust. Nad teevad selle näiteks mingi learning apps tüüpi asjaga või Kahoodiga ja kõik need õpilased saavad ligi ilma parooli küsimata. Lihtsalt sellest keegi teine ei tea. Aga piisab, kui keegi teine teab seda linki siis, või teab, kus kohast otsida, siis ta selle teoreetiliselt leiab üles, et õpetajad ei taha tingimata lukku panna neid materjale. Nii et me mõtlesime, et okei, aga siis võiks ju teha niimoodi, et e-kool ja stuudium olid juba massiliselt levinud, praktiliselt kõik Eesti koolid kasutavad seda. Et kujutame ette sellist olukorda, et kui me teeme õpetajale hästi lihtsasti kasutatavaks sellise veebiplatvormi, mille abil on kerge õpilastele jagada mingisuguseid komplekte materjalidest, mis pärinevad erinevatest portaalidest või teenustest, et siin on mul jupikene learning app'is, siin on mingi Kahoodikene ja siin on mingi matemaatikavärk, mingi GeoGebra, eks ole, ja panen selle üheks komplektis kokku ja saan ühe veebiaadressi, mida postitada oma õpilastele ja kui õpilane selle avab selle lingi klõpsates, siis vaatab mul vastu niisugune kenasti ühtselt vormistatud õpilase vaate jaoks disainitud siis selline kogumik. Et sellisel juhul meil oleks võimalik nuhkida iga õpilase hiire klõpsu järgi ja vaadata ja anda siis õpetajale tagasisidet, et näed, et sa andsid 20 õpilasele võt selle ülesande ja nad tegid sellega seda ja vastused on siin, Juku sai nii mitu punkti ja Mari vaatas üldse ainult 2 esimest asja, aga edasi ei vaadanud, eks. Nii et see oli see esialgne idee, mille peale siis sai ehitatud e-koolikoti kontseptsioon ja e-koolikoti siis sai üle tõstetud siis kõik need vanad õppematerjalid, need, mis olid veel Tiigrihüppe algusaastatest enne e-koolikotti, siis kõik need, mis olid e-koolikotis ja muud asjad ka. Ja e-koolikott on siis selline vahend, millega saab luua siis neid kogumikke, need kogumikud varustada siis metaandmetega, ehk iga kogumiku küljes on siis kirjas, mis kooliastmele see mõeldud on, mis aine, mis teema, mis alamteema ja nii edasi. Ja trikk on nagu selles, et e-koolikoti sisse ei panda neid materjale nii nagu koolielu sisse pandi, vaid materjalid ripuvadki kuskil erinevates veebiteenustes. See video on seal YouTube'is ja Kahoot on seal Kahoodi keskkonnas ja GeoGebra on GeoGebra veebisaidis, aga kenasti jooksevad nad kokku üheks kogumikuks e-koolikotis.